austatud kohalviibijad, meil oli täna kavas festivali Triologos sarjas jätkata seminare teemal tähenduste paabel. Ja meie avasessioon toimus oktoobrikuus ja siis keskendusime rohkem selle teema teaduslikule ja ajaloolisele käsitlusele ja sellel talvesessioonil me keskendume kujundikeelele, universaalsele keelele, mis on arusaadav erinevatele rahvastele, erinevate ajastute inimestele ühtviisi. Sest et me teame, et võnked, rütmid, need on sellised toimemehhanismid, mis toimivad objektiivselt inimese organismile, samuti inimese psüühikale. Ja selle tähenduste paabelis on meil ikkagi olemas üks keel, see on siis kujundi, vormi, rütmikeel, millega me võime olulisi sõnumeid, olulisi seisundeid põlvest põlve arusaadavalt edasi anda. Täna on meil külas Karl Niiler Saksa Liitvabariigist ja ta on professionaalse muusikuna aastaid mänginud erinevates Euroopa orkestrites ja nüüd viimastel aastatel pühendanud ka oma huvi Himaalaja heliastjatele. See on selline helimaailm, mis on natukene Euroopa kultuurist kõrval olnud, kuid läbi kirikukellade on see siiski olnud ka meie kultuuris pidevalt sees. Aga nüüd see, millest Karl meile kõneleb, see on nüüd natukene spetsiifilisem ja selle ülemhelide rea võib-olla kontsentreeritum ja sihtotstarbelisem käsitlus, kui seda on kirikukeelade üldises mõttes. Nii et siis Karl, suur tänu meid külastamast ja annan sõna üle.
väga tänan, et te tulite selliseid huvitavaid asju kuulama. Ma arvan, et külaasjad on siiski nii palju tuntud, et neid müüakse siin-seal ja tegelikult on nii, et ega asi on väga selge, millega tegemist on. Nagu kelluke, mis on keeratud teistpidi, meisterdatud teistmoodi, on sepistatud, on 7 metallist tehtud, seal on ka kulda, hõbedat, helahõbedat, tina, vaska, lasket, pronksi, tsinki. On ka külastel kuni 12 metallini. Aga tehnilistest asjadest räägime juba hiljem. Ma tooks praegu pigem selliseid filosoofilisemaid näiteid siia juurde. Vanas testamendis Joshua 7 preestriga läksid pasumatega Jeerikut valutama. Seisab, et lagunesid müürid, inimestel oli hirmus, karjuti hirmust, et kõlaga võib igasuguseid asju peale hakata heliga. Mis on heli? Et just meie muusikutena oleme niivõrd nagu suunatud ennast suunavad ainult selle muusika peale. Me unustame nagu ära, mis see heli üldse. Kõik on võngedest, kõik siin maailmas on võngedest. Järelikult muusika on või helid on võnged, mis on kuuldavaks nii-öelda saanud. Hoopis teine asi on õppida ooperi äärejaid selgeks ja mängida listiklavari kontsertid, et see on üks väga paljudest musitseerimise võimalustest või helide eksistentsi võimalustest. Nii et peab ütlema, sellest on juba paljud ka enne mind rääkinud, et inimesi ei saa jagada mitte musikaalsetest inimesteks ja musikaalseteks inimesteks. Et kui me räägime tõesti listiklavari kontsertide õppimistest ja ooperiaarite loomisest või ka väga erilisest mingisugusest teatavast ajastu muusika ettekandmisest, see on midagi muud. Iga inimene tegelikult peaks mingit pilli mängima ja laulma, sest laulmine ei ole muud midagi kui sisemine massaaž ajudele. Kui inimene laulab, siis juba ta masseerib ajusid. Ja need külaasjad, nende sõnad õiguvad niivõrd tugevalt, eriti tugevasti viivad nagu õhu vibratsiooni. Suured külaasjad siin. Ma võiksin ka väikse tiigu pärast teha läbi publikumi, et tunneksid natuke lähemalt, et Saksamaal neid selliseid natuke suuremaid külastik kasutada isegi saunades kõlab ümbruseks, et rohkem kiiremini kistada. Sest meis on 70% vett, maakeral on 70% vett. See vesi hakkab sellega koos vibreerima, aga me ei tohi ära unustada, et me oleme üks osa sellest loomingust, mida on siin Jumal nagu korda saatnud, et me oleme ka võnke, inimene on ka muusika. Afrikas, Ghanas öeldakse, et sõna inimene ja muusik on see sama sõna. Iga inimene saab 14-aastaselt endale flöödi, mida ta siis terve elu mängib. Ja, nii et regilaulud, meditatiivsed, kõik võimalikud, jah, kasvõi häälitsused, see kõik on erakordselt väärtuslik. Aga ma tõesti pikalt praegu tahaks rääkida, natuke mängis vahepeal.
võib tekkida küsimus, miks mul neid asjaid siin nii palju on, sest see on ju selge, et Aasias keegi ei hakanud neid palju ostma, ega nad siin maksavad palju raha ja muidugi seal kindlasti ka, ma olen kloostrites ja munkadel inimestel, kes lihtsalt tahab mediteerida, on tavaliselt üks kõlakaos. Sealt mina nagu muusika avastasin nad enda jaoks, panin kokku nagu sellise jällegi minu enda isikliku
isikliku subjektiivse maitse järgi selle pilli, selle need kõlakoosid, neid on mul veel Saksamaal 6 tükki. Kõige suurem neist on 58 sentimeetrit, 12 kilo, 1 oktav, allapoole veel kui see. Ja siin vahepeal veel mõned erid puuduvad ja paar kongi ka puuduvad veel, aga ei saanud kõik ära vedada seekord kahjuks, nüüd on autoga. Aga millega saaks võrrelda ühte meditatsiooni kõlakaosiga? Saaks võrrelda hingamisharjutustega, mis on Indias vipassana. See on otseselt ei kuulu ühegi usu või religiooni juurde, see on nii-öelda lihtsalt ainult hingamisharjutus vipassana, kus võetakse nii-öelda, kus nad täidetakse kõigepealt hingamise teadvustamisele lina kaudu teatud aja, siis tuleb järgmine aste, kus võetakse ette tunnetamine. Ma tunnetan seda, mismoodi mu ninast tuleb õhk sisse ja välja. Nii et samamoodi selleks, et nagu ühineda selle heli loominguga ja teadvustada seda kõike, siis selleks peame ka kuidagi moodi tunnetama. Sest see ei ole mingisugune heliteos, see on lihtsalt vibratsioonid, heli, mida saab, kus on kergem välja lülitada nii-öelda see teadvustamine, et nüüd ma kuulan seda kvaliteeti, ma kuulan, kui kõrge need noodid on või mis iganes me püüame neid erisid tunnetada võimalikult rohkem, sellise distantsi pealt vähem sellist füüsilist kontakti nendega on tekib palju suurem mõjujõud ja kontakt olla väga lähedal. Aga võtame asetada need kehale ja nendega võib ka nii-öelda mööda keha ringi sõita, et vajutada keskel nii-öelda kõlakoosi keskel, ta ei vibreeri nii palju. Ütleme niimoodi, et alates sellisest suurusest suurema poole võib nendega mööda keha niimoodi ringi sõita ja lüüa. Väga sõltub sellest, millega lüüa neid. Kepikesi on mul tegelikult veel palju rohkem, aga te näete, et ma peaks nüüd sellega lööma neid suuri, siis tulevad väga ebamängid heliga ja tulevad põhiliselt ainult ülemängid välja. Ja nüüd muidugi üks suur massiivne puu käib kaasas ka selleks, et täpselt samamoodi nagu ma neid väikseid olen kõlama sellise hõõrdumisega siin. See on lihtsalt naht, mis siin peal on. Nad seisavad sellise kummimati peal. See on just selline vahane. See nagu pidurdab nende kõlakooside keerumist, kui nad lihtsalt oleks kuskil libedal põhjal, siis hakkaksid koos keerama. Ja sama põhimõttega on see suur siin, et nad ei hakkaks nagu vibratsioon on nii suur, et siis ta hakkab nagu lärisema.
seda lõpuni kuulama ei hakka, see kestab umbes 4 minutit, kuni see haihtub see heli. Ja, aga tähtis oleks lihtsalt öelda seda, et Indias, Aasias neid ei kasutata, muidugi me teame, ei kasutata neid terapeutiliselt, meditatsiooniks ja ühe kaupa. Ja Peter Hess, üks saksa füüsik, alustas 70 aastatel neid nii-öelda tõesti uurima, mismoodi nad mõjutavad keha ja nii edasi ja patenteeritud fakte, ütleme niimoodi, vist veel tõeliselt ei ole, see on ikkagi, siin võib hakata väga ratsionaalselt mõtlema, võib vaielda kõige üle, aga nendega saab valusid ära võtta, peavalusid ära võtta, valusid kergendada. Ainuke mis on see, et kui inimesel peaks olema pärast mingisugust õnnetust, insulti või südameoperatsiooni mingisugused plastik, mingi võõrkehad, mingisugused elektroonilised seadmed keha sees. Et see on sellisel juhul ohtlik, võtta neid väga suuri kasutusele panna neid keha peale ja nii edasi, aga muidu see on ju kõik täiesti ohutu. Ja võimalik teha loomulikult väga kalirahalist käia igasugustel kursustel, et õppida nendega tegutsemist, aga tegelikult asi on ainult selles, et mismoodi rääkida, mismoodi seda kõike lihtsalt täppis teha, et see ei ole nii väga keeruline. Öelda seda, et ma nüüd kedagi ravin, seda nüüd ei tohiks, aga seda, et nendega saab keemiliselt inimesi neutraliseerida, saab otseselt vererõhku alandada, need on ju kõik sellised, ütleme niimoodi nagu pehme, nagu homeopaadiline ravi võib öelda. Et see on täiesti ohutu ja võib-olla veel ainult öelda seda, et kui te olete kuskil näiteks universaali kokkuses ja lähete vaadata ühte kõlakaussi, et mida ei tohi teha, on see. Sest inimesed mõtlevad, et see on nagu kell ja see on nagu tila ja lööme seda kõlakaussi ja kõlakaussi tuleks pigem riivata. Siis ta tuleb kohe teist moodi. Ja tuleb otsida loomulikult sõltuvalt suurusest erinevaid kepikesi. Kummiotstega kepikesed ka veel on püüa nendega mängida. On nagu sellised kõlapildid tekkinud vahetajal, et kujuta näiteks ette, mis hääl on maakeral, kui ta uviseb oli kosmose 110 000 kilomeetrit tõlis, seda me ei kujuta ette seda häält. Või mis hääl on näiteks lille, kui ta sirgub maa seest välja. Või kunagi tulevikus saaks paigutada mingi väga äriline mikrofon puu sisse ja seda häält topografeerida ja mõõta ära ja lindistada, mis hääl on, kui puu kasvab. See oleks nagu minu unistus järgmiseks ajendiks. Nii et ma praegu kujutan teile ette ühte lillehäält.
No nii palju võime öelda, et võib võrrelda natuke inimestega nüüd kõlahasti, et kui me tahame kellegagi midagi väga erilist rääkida või midagi väga erilist öelda või väga erilist küsida, siis kui olles väga võõras inimene, siis me ikka võtame tal õrnalt käeväärest või jalast kinni. Ja tegelikult on nendega ka niimoodi, et selleks, et nad panna helisema, efekt on umbes saamist kellaga, eks ole, käib üks süükene atakk, toimub üks löök ja heli tekkel, aga kellad lipuvad tornis ja peavad tervele linnale seda heli edasi andma ja teatavasti juba ka keskajal on selle kohta andmeid, et kella helinega viiska katk. Kas väheneda või kaduda või ravida nüüd võib-olla mitte, aga helil oli kas tol ajal keskajal siin Euroopas väga suur mõte nende kelladeks. Aga jah, nende kõlastetega on niimoodi, et nad nagu kõlavad väga hästi, kui nad ka väga õrnalt lüüa ja see teeb suured siin. Neid on vaja tõesti väga õrnalt. Juba praegugi natuke liiga kõvasti, et see kõige suurem kõlastamist mul on see 12 kilonit. Temaga on osa niimoodi, et huvitav efekt, et kui teda lüüa natuke liiga kõvasti, siis ta tulevad ainult ülemhelid ja läheb nii-öelda kinni, ta ei avane, ta ei mühise, nagu üks orkan mühiseb kuni, ma ei tea, selle oma kõhu poole 9 kilomeetri sügavusega. Et just nimelt väga õrnalt lüüa teatavasse kohta või teatava suure kaalulise löögikepiga, siis tuleb tõesti väga sügav läheb. Ma siis mängiks teile nüüd minu kõigi esimese suure
sepistatud kõlast, mis ma üldse muretsesin, kõikidest nendest oli see. Kuulamegi kaua Toomas Elisele ja siis ütlen, et suur tänu, et tulite ja kui tahate, tulge nüüd veel täna õhtul 20 vaatama ja 28. detsember Ooperi majas kell 19. Et see ma siis nii palju räägima, siis tõesti püüan ka mediteerida, et selles mõttes põhiliselt mängida. Aga nüüd ma mängin teile pika nooti sellega.